Jõulud ja aastavahetus on maailma kõige kiirem aeg. Tuleb käia ühe vanemate juures, siis teise vanemate juures ja kogu aeg peab olema valmis selleks, et külalised võivad uksest sisse astuda. See võib olla väga stressirohke, eriti kui sa ei tea, mida laua peale panna ja milleks valmis olla. Aga siit sulle mõned soovitused. Me teeme selliseid hästi mugavaid lahendusi. Kalasteike, see on siis 10 minutit, 180 kraadi ja ongi roog valmis. Ja maitsed on hästi palju tõesti. Siin on Toskaana marinaadis, kus on tunda küpsed tomatid, paprikad, ürte, lemmik karulaugu filee. See veel kiiremini 8 minutit ahjus. Siis on sidruni ja kapparitega ja neid steike on tõesti hästi palju. Siis värskelt saabub kohe meile forellimari Saaremaal ja merekasvatus ja Eesti parima hinnaga 49 €. Seele aine vaba, õrn sool, saab leiva peale panna, korvikesi teha või niisama lusikaga süüa. Ega vist ilma ühe õige seapraeta nüüd ka jõulud mööda saata pole võimalik või kuidas teile tundub? Ja meile tundub, et see nii on kogu aeg. Eriti november ja detsember. See aasta siis tegime ühe lisaprae. Neid kokku on nüüd 3 ja toimivad nad kõik ühtemoodi. Et nad on vaakumis ja kohe küpsetusvormi sees, et võtta selle pealmise kileksid eest ära. See näiteks siin on advendipraad. Kiirustage, seda veel saab 3 korral osta, et siis advendid meil lõpevad, siis tuleb päris jõulud. Ja see on siis selja karbonaat, ehk siis välisfilee väikse kamara osaga. Kiirlahendus on ta selles mõttes, et sa ei pea üldse midagi käsi määrima, et sa võtad külmkapist. Ahi on sul juba kuum, külalised on saabumas, paned ära ja siis nii kaua, kui joote vahuveini, glögi, siis saate juba lõhnad kätte ja natukene veel ja ongi valmis. Ja teil on 2 muud varianti ka veel ikkagi pühadeks, ma saan aru. Ja miks me teeme veel nendes küpsetus karpides, et sama aeg ahju võib panna ka veel köögivilju ja kartuleid ja kapsaid. Et elektrikulu on ka tegelikult hästi oluline, et siis saaksite korraga ära teha tervet rooga. No kui nüüd aega üldse ei ole, siis on abiks vist need suupisted, mis siin juba valmis on tehtud. Igasugused heeringaamsud on täidetud munad, singirullid, lihavalikud, korvikesed, profitroolid, wrapid. Ja veel päris palju ja lastele ka igasugused miniburgerid ja lavašerullid. Aga mis siin kõige populaarsem on? Populaarsem on ikkagi see suurem lihavalik. Siit umbes jagub 10 inimesele. No siin tõepoolest on röstitud liha, salaamid, täidetud küpsetud sealiha, toorjuustu kreemiga, singirullid. Unustada ei tohiks ka magusa sõpru ja lapsi muidugi. Ka siin on mitu head lahendust, mis aega kõvasti kokku hoiab. Uudis on meil jõulupärg, mida me siis iga päev küpsetame ja siin on sees õunamoosi, õunu ja ka pohli. Ja ta on pigem nagu pärg või kringel. Hästi mugav teda jagada, ta on kohe küpsetusvormis. Kui tahad, võid soojaks teha, kui ei taha, siis võib otse lõigata või murda veel parem. Aga tortidest on meil ka suur valik. Uudis on meil juubelitort, Selver sai siis see aasta 30-seks. Klassikaline sefiiritort tõesti hästi maitsev on see. Siis on vana klassika talvetort. Naljakas tibutort on ka lastele. Kui Selveri peakook soovitab pühade lauale pigem klassikat väikese nüansiga, siis Coop on viimastel kuudel oma valmistoite ja suupisteid põhjalikult uuendanud. Kergema enesetunde hoidmiseks just suupisteid võikski peo lauale varuda. Minu pakkumine oleks see, et nagunii on peres traditsioone hindavaid pereliikmeid, aga kui on selline mõnusam ja vabam õhkkond, siis muidugi võiks ju mõelda üldse kergemate suupistete peale, et ei pea olema seda
seapekki nagu väga palju ja võib-olla hapukapsast, et kõigil on jube raske olla pärast, et minu pakkumine on sellised suupisted, pigem sellele rõhuda võib-olla. Ei saa mööda traditsioonidest selles mõttes, et kuigi ma ütlesin, et võib-olla pekki võib-olla vähem natuke äkki süüa ja hapukapsast ka, aga tegelikult on ikkagi täidetud munad ja siis ka singirullid siin laua peal, eks ole. Aga siis sinna juurde selliseid võib-olla tänapäevasemaid natukene selliseid suupisteid erinevate kreemide katetega, et väga lihtne ja siis muidugi Eesti lemmik inimestel kana, noh siis meil on siin selline friteeritud kana ka, et aga sellise kastmega veel kokku tehtud, et ma arvan, et see on ka väga, väga tore variant. See on selline kalasuupistete vaagen, et krevettidest sellised ja avokaadoga väike kreemike siin, siis on muidugi punast kala, kalamarja natukene ja võib-olla väikse üllatusena siin siis on veel sükest kalakreemi, kus on siis, mis on peediga värvitud, et selline ilus ja värvikirev taldrik, ma arvan, laua peale panna. Ja muidugi see serveerimise kunst. Pakendis näevad suupisted palju argisemad välja enne, kui nad taldrikule sätitakse. See ongi siis väike võrdlus, et üks on nii nagu ta poes on pakendis ja kui aus olla, siis ma võtsin sellest samast pakendist selle välja siin ja tõstsin täpselt samamoodi, et ei käinud tootmisest võtmas seda. Ja noh, siin on näha, et väikest rukkilille, et rahvuslille ka peale pandud, et jälle tõstab seda värvide mängu siin esile kõvasti. Ja kahtlemata on kõigi pidude hittsalat, olgu see siis klassikaline kartulisalat või mõni uuem lähenemine, kuid siit saame ka serveerimisnipi võrra targemaks. See on meie peohõnguline sünnipäevasalat, et kuigi jõulud ei ole võib-olla sünnipäev, aga Jeesuse sünnipäev siiski. et siin on ta karbis ja siin on ta siis serveerituna jälle rohelist peale, ütleme nii, et mikroürtidega teeb imesid. Et kui neid kauplusest leiab, siis nendega võiks kaunistada, et need on väga kenad. Kui ennist lähenesime pühadele jõulupärja kaudu, siis järgnev lahendus on ühest küljest klassika, kuid teisalt mõjub kui sõõm värsket õhku. No kirjukoer jälle, lähme klassikasse tagasi. Siin on meil seda kirjukoera ilusti väike hunnik pandud ja väike lumi ka peale. Maasikad, küll võib-olla mitte traditsiooniline jõuluasi, aga eks me käime ajaga juba kaasas, et ilus punane, et punast jõulutähte meil laual ei ole, siis on punased maasikad ja maasikatort ka. Et jälle selline väga universaalne võib-olla. Väga vähe inimesi on, kellele maasikad ei maitseks, et ma arvan, et see võiks kõikidele peaaegu meeldida. Ja jälle tõstetud, ma võtsin samamoodi selle karbi, tegin ääre natuke mudisin ära ja libistasin ilusti selle vaagna peale, et ja jälle selline hoopis teine ilme, et muidugi, et kui on kiire kuskil, ma ei tea, töökoha jõulud või sünnipäev, et siis võid selle panna niisama sellest karbis ka laua peale, aga jällegi vaagna peal palju ägedam.